Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik siis lahtri sisule rakendada erinevaid vormindusi. Näiteks teha siis teksti rasvaseks, ehk siis paksu kirja kasutada või kursiivi, alla kriipsutada ja nii edasi. No kõigepealt, mida siin peaks teadma, on see, et see toimub väga sarnaselt writerile. Te peate ära märkima lahtri või lahtrid, mida te soovite vormindada. Ja esimese asjana tasuks jälgida kohe neid valikuid, mis on tööriista riba peal. Ehk siis näete, siin ma saan koheselt valida kirjastiili, suurust, nagu me rääkisime juba eelnevalt, aga lisaks ka näete rasvane kiri, kalduskiri ehk kursiivkiri ja alla kriipsutus. Täpsemad võimalused on veel olemas vormindusmenüü lahtrid aknas. Nüüd, kui see lahtrite vormindamise aken avaneb, siis fontsaki all on näete siin ära määratavad need stiilid, mis me rääkisime. Aga fondi efektid on nüüd see koht, kus te saate määrata värvi, kus te saate näiteks täiendavalt määrata alla kriipsutuse, läbi kriipsutuse, üla kriipsutuse ja nii edasi. Ja ka alla kriipsutuse puhul näiteks saate valida, et on 1 joon, 2 joont. Ja vastavalt siis need valikud, kui te olete ära teinud, klõpsate sobib nupule ja on see vormindus rakendatud. Täiendavalt näiteks tahan teha veel kursiivi, klõpsan selle i-nupu sisse ja on siis see valitud lahtrites olev tekst või ka arvud on siis vastavalt vormindatud.